Kuidas seisud on? Huvitavad, sest kõik arvavad, et ma olen linnamees, millestki aru ei saa. Buongiorno! Kell on 7:30 hommikul ja me Tõnnaga oleme üleval, lapsed veel magavad. Aga täna meil pikka hommikut ei ole, sellepärast et me eile jõudsime siia nii hilja, et kõik poed olid kinni, seega meil ei ole mingit hommikusööki ja meil on üks halb uudis või halb asi. Me peame autoga minema remonditöökotta ja ma ei tea isegi täpselt kuhu minna, mida teha. Ühesõnaga peame veel natukene asju uurima, siis me varsti räägime täpsemalt ka, mis värk on. Sina võid nii kaua panna meile subscribe ja kirjutage näiteks kommentaaridesse, mis kell tavaliselt ärkad, kui ei pea äratuskellaga ärkama, siis kas sa oled hommikuinimene või õhtuinimene. Mina olen õhtuinimene, Tõnna on meil üldjuhul hommikuinimene. Nii et panen kirja, põnev oleks lugeda. Ma ei ole seda võtit üldse näinud, küll ma eile. Poisi, kui see võti on? Tule pane lukku ikka. Vaata siin uues tuli pole, kuidas see käib? See ei ole automaatselt. Oleme ausad, siis ega magamine siin just eriti mugav ei olnud. Natuke jahe ja see vist on mingi kiirtee ääres. Nii et mürin käis kogu aeg. Aga vahet ei ole, meil oli vaja see öö lihtsalt üle elada. Nüüd on kõik üleval, lähme otsime süüa, lähme otsime, kus saame auto viia. Helistasin juba ühte kohta ka. No parlaid inglese, nulla. Ehk siis keegi ei rääginud inglise keelt. Me jõudsime just remonditöökotta, keegi inglise keelt ei räägi ja see on nii spetsiifiline itaalia keel, nii et see on mulle ka paras väljakutse. Ei ole hullu, käete jalgadega saame hakkama. Aga igatahes meil on tagarehvid ära kulunud. Ei tea nüüd, kas on Itaalia teed või mingid teed liiga teinud ja on veits sillaristi alla pannud, ei oska ütelda. Igatahes üks rehv on päris kole, aga firma on väga vastutulelik, väikebussi rent.ee. Tehnikasport ei ole midagi teha. Võtame arve kaasa ja saab asja korda ja saame ehk edasi liikuda. Teisalt meil on mägedesse minek ja homme lubab sutsakas vihma ja suhteliselt raske auto, et me ei hakka riskima sellega, et kuskil seal niinimetatud driftima hakkame. Kuidas seisud on? Huvitavad, sest kõik arvavad, et ma olen linnamees, millestki aru ei saa. Aga siis keelebarjäär on väga suur meil siin. Inglise keelt üks oskab meid natukene ja teine on punktkeelne värk, aga ühesõnaga, siin on inglise, vene, ukraina ja itaalia keele miks kõik koos on ju. Aga nüüd nad omavahel suhtlevad siin rendifirmaga. Ja, meil vene keel ka nii suust pole, et ei saa nagu nii spetsiifiliselt räägitud. Aga rendifirma ma tuli ilusti oskab vene keelt ja räägib omanikuga, kes oskab vene keelt ja vaatame, mis saab. Õnneks on meil need kiikerimängud, nendega lapsed mängisid terve aeg, kui me seal töökojas nüüd rääkisime, saime endale kokkuleppele. Käisime poes, haarasime ruttu mingit söögipoolist ja mänguväljaku. Parte pidi siin olema või? Me leidsin krohtu ka. Lähme otsime, kus saab süüa, istuda, mängida. On välijõusaal, mingi purskkaevud, värgid, jõed. Stressis mees. Pisike mänguväljak ja siin on veel igasuguseid palju. See on lihtsalt see väike ettevõtjate argipäev, et keegi kuskil näeb sealt kuskil telefoni või nendega saadetakse toksilisest suhtes. Telefon närviliselt käes helistab kellegile. See on elu lihtsalt, vaja midagi teha. Jah, me igal juhul me haarasime müslit, mingid viineri ja spinatisaiakesi siin, banaani. Lapsed tulevad tuvi kohe meile. Lõunasöögiks püüavad tuvi. Veedame siin siis veidi aega. Kuule, oota, aga me ei rääginudki, mis sellest rehvi asjast sai. Jaa, väikebussi rendi omanik rääkis siis töökoja omanikuga ja said kokkuleppele. Alguses pidi uued rehvid alla panema, aga siis selgus, et neid ei saagi enam, need on aegunud mudel ja siis töökoja omanik leidis mingi sõbra endal, kellel on üks hooaeg sõitnud rehvid ja 130 € koos vahetusega. Maksame praegu kinni ja siis me juba Eestis arveldame. Saame kõik tagasi ja kõik saavad õnnelik koju. Aga nüüd natukene endiselt peame ootama, kuni rehvid välja otsitakse ja itaallastel on lõunapaus. Jah, siin tiigis elavad kilpkonnad. Nii vahva.
näe, seal on üks hästi suur. näe, kivi peal seal. 2 tükki lausa. näe, siin kivi peal on üks. Sujub. Vaata. Väiksed lähevad nii kiiresti. Ja nüüd on väiksemad, nad hakkavad. Vaata, kui huvitav muster tal on. Jaa, nii ilus. Neil on nii põnev. Kokkuvõttes on tegelikult isegi tore, et meil see autojama on. Saame päeva pargis veeta, sest meil muidu ei olnud see plaanis. Kardavad natukene. Vaata, kui ilusad nad on enne. Kõigest viimasena, et emane, mulle tundub, et ta munes. Veneetsia külje all parim pitsa, mega hea. Google'i arvustus väga hea ja pitsad ise ka väga maitsvad. Tulge kõik. Tulge, lähme pitsat sööma. Pitsa everyday. Kas maitseb? Emme. Meil on veel pool tunnikest aega ja no ei saa Itaalias käia nii, et iga päev ikka jäätist ei söö. Kuigi mul Lukri ütles küll, et sel ajal, kui me siin olime, siis ta vist ei söö suve jooksul ka nii palju jäätist kui koos meiega. Olime remonditöökotta ja neil on täna hullumaja. Meie ees kaubanduskeskuse eest nad vedasid ühe Bemmi just siia, mis kokku oli jooksnud. Aga õnneks saame oma masina sisse. Alguses taheti ikkagi 4 rehvi alla panna, aga siis helistasime väikebussirent omanikule uuesti tagasi ja ikkagi 2 rehvi alla, mis on loomulik, sest ees on kallimad voltirehvid kui taha lähevad, need mingisugused tavalised rehvid siis. Ja volki midagi vahettakse ära, kormukate või lihad pannud, aga no see seda ei mõjuta, et ei tea. Ehk siis, kui juba Eestis tagasi, võib-olla saame kunagi teada, et mis seda põhjustas, miks ta ühte rehvi niimoodi sisse hakkas sööma. Tehnika sport ei ole midagi teha. Kuidas jäid rahule? Väga hea teenindus, väga muhedad inimesed. Muidugi, nagu vanakooli värk ikka, suits on siis käes, kui töötajaks, aga noh, see on lõunamaa ja see on nagu, ma harjunud selle kunagi töökodas olemisega, nii et see on normaalne. Aga vaadake, väga normaalse mustriga rehvid all, üks hooaeg kasutatud, saa arugi ja kaubiku rehvid, täitsa õige rehv. Väga hea. Oleme rahul, läheme edasi. Julgeme nüüd edasi sõita Eestisse. Vaikebussirent.ee oli ka nii vastutulelik, et kuna meil siin nüüd pool päeva läks raisku, tulid meile vastu, et võime päev hiljem jõuda Eestisse, kui meil oli kokku lepitud. Nii et ikkagi oleme ilusti graafikus, lihtsalt tuleb üks päev ööbimine juurde leida. Tere tulemast lasteparki, mis asub Itaalia ja Austria piiri vahel, nime ma ei tea. Pole isegi linnast tõrna aimugi. Laps vaatas meil Mapsist ja ütles, et lähme siia äge koht on. Keerasid õige newtonmeeter võtmega üle, et lasi kõrriga kinni, aga ma kindluse mõttes. See vanakooli mõtlen, ei ole midagi teha.
me tunneme jälle mägedel õhna. Siin on just vihka üle käinud, nii et mõnusalt karge on. Aga taaskord meil on ajaga võidujook, sellepärast et me avastasime, et kõik poed pannakse mingi 7:30 kinni ja kell on 19:15. Me ikka ei õpi, aga vähemalt mune me haarasime seekord poest. Aga tundub, et me oleme Austria poole teel, et näha meie järgmiseid seiklusi, siis vajuta ikka subscribe ehk siis hakka meid jälgima, niimoodi saad täpsemalt kohe info kätte, kui uus video on üleval. Austrias on küll see, et ühest tunnelist teise. See oli küll nüüd stressirohke ja ma valetaks, kui ma ütleks, et me ei olnud kõik närvis ja kõik buss ei pidanud vait olema. Sest et paduvihma sajab võõras linn, kõik peegeldab vastu, me sõitsime mitu korda tee otsast mööda ja õudukas oli siia tulla. Parkimine on mingi tupik täna, veel õudsam, tuli veel mingi auto kuskilt vastu. Ühesõnaga, kõik jooksis väga halvasti kokku, aga me õnneks nüüd leidsime korteri ülesse. Tõnno läks nüüd otsima parkimist, me ei saa mitte midagi aru, kuhu see parkimine peab minema. Aga ma teen teile kiire tuuri ka, korter on väga ilus, suur ja esmapilgul ma küll ütleks, et ma väga soovitan. Kell 11 lõpuks õhtusöök lauale. Läks pikale. Esiteks, pimedaks läks, vihm hakkas sadama. Võõras linnas mägede vahel, udu oli nii jõhker, mitte midagi sõita ei näinud. Meil olid maja ülesse, sest lihtsalt kott pime oli, oleme ausad. Hakkasime ikka talupojamuissega mõtlema ja naine vastlaga tuppa ja siis ma panin lihtsalt parkimisplatsi Google Mapsi ja siis näitas linnaparklatsi 150 meetrit. Nii lähedal oli? Autoga sõita, jala oli sealt mingi 100 meetrit. Okay. Nii et oleks võinud ju kohe sinna neid ka soovitada, aga näed, mis ikka. Igades korter on väga uhke, enne vist näitis videot juba ja lisu. Aga palju maksis või? 103 eurot maksis, jälle viimasel hetkel. Ja Austrias oleme. Itaalia lõpus veel hakkas alates 200-st juksed Saaremaa kämpikud. Homme vaatame, mis uued äged asjad oli. Järgmise videoni.